nemad festivali. Aga pean ütlema, minu isiklik lemmik siin kogu sellel festivalil ja sellel on olnud maastikuehitus. On hea meel, et ma olen nüüd saanud seda kellegi hästi palju küsimusi küsida. Nii, maastikuehitus. Mis nende võistlustöö põhimõte oli või mis ta teha? Kuna see aasta on Eesti 100, siis oligi nii-öelda kontsept oligi Eesti 100 ja Eesti loodusmaastikku. See natukene näitab sellist võib-olla Lääne-Eesti, Saaremaa või Hiiumaa sellist loodusmaastikku. See ongi Roigasaed, see on väike rabatee, natukene pakutee ja siis ka Lääne-Eesti taimed, näiteks siin on kadakad, männid ja murud tulevad nii-öelda nartsissid, et siin on natukene looduslikult, mis ka see aasta. Kindlasti ka looduslikult nüüd just paegilist, mida leidub Lääne-Eesti. Kuidas siis see valik just Lääne-Eesti peale jäi? Jaa, ei taha nagu kuidagi Saaremaad nagu soosida. Aga tundub, et ta on väike soosing. No jaa, et Marissa Räpina käis korralik hääletus palju. Et Roigasaed käis esimesel päeval käis päris vabaruumist. Traditsiooniline Eesti Roigasaedis käis. Et just katkida sellised looduslikud poolsina. Eestis võib-olla ei ole nii palju sellist modernsust, et meil on pigem ägedad vanad taluid ja sellised, aga noh, talu ei saa ehitada, siis nad on laia. Kas see on eelmistest aastatest raske või kuidas näiteks see raskusest kindlasti samaks, aga kas ta nüüd näiteks eelmise aasta, kuna meil on ikkagi see Eesti 100 teema, on varsti kergem või kuidas tunneb? Kuidas nagu Eestis meeldib, kuna siin on sellised loobused on rohkem, siis võib-olla inimene, kellel on täpselt tegemine on natuke raske. Samas kui on väga loominguline, see on nii-öelda lihtne. Et eelmist aastatega, kui ise vaatama tegelikult ala natukene välja, ongi individuaalselt, mida pole varem on. Aga omad mõlud on kõik olema. Et ühesõnaga siis kui palju käsi on? Nad peavad olema sellised nagu on ette antud või on nagu kuskil sellise märgi ka? Märk oligi antud, oli Roigasaed, mis on mõju järgi, siis see laud teeb peab olema õiges asukohas. Katku tasetus on selline loomuline naimine, mis on kõigis vaba. Et on küll vaba, aga siiski nad jäävad suhteliselt sarnased välja, kui nad 8 tundi. Et siis väga palju nagu mängida ei saa. Ja mis me nagu teha? See on siin C-hallis pagarite juures ja meil on siin siis ekspert on kohal, kes siis räägib meile nüüd, mida nad siin täpsemalt teevad. Meie siin küpsetame küpsetisi ja kaunistame leivasid. See on siis nagu tavaline ruugileib või nisuleib ja siis paned sinna midagi peale. Tavaliselt ei ole mitte midagi. Vaata kooteid. Kõik on ebatavaline. Väga ebatavaline, väga ilus. Okei, ja sul on siin 2 pallikest. Mis need siin nüüd on siis need pallikest? Mul on siin 2 noore meistri tainast, kes nüüd surumas, kelle natuke järgi jäi. See heledam on siin võistleja number 1, Mardo Ilves, leiva kaunistus Taigen. See on rokipüüljahust, lisatud ka risujahu. Proovi maitse. Okei, proovin ja maitse. Nii. Soolane. Ja teine taigen on võistleja number 7, Viktoria Matusevitš. Tema hakkab siin küpsetama meile kohupiima õunapurutist, mis on siis porgandi toormahlaga valmistatud taigen. Vaata, väga ilus värv. See on väga ilus värv. Väga suur hetke. Ossa, see on fiim. See ei olnud nii soolane. Nii, aga leiva kaunistamist tegid, see on siis, kuidas see nagu erineb siis leivataimast endast? Tegelikult nähtudega ei sobi ka, siin on leivad juba valmis küpsetatud varem. Et täna kaunistame lihtsalt aga ülejäänud asjad teeme ikkagi rohesema koha peal. Mismoodi üldse siis see taigen on siis kõik need enda tehtud? Eestistega tegelikult. Eks ole. See tähendab siis, et mida
see kohtunik hindab, mis on need kriteeriumid, mis peavad olema täidetud? Nii, hakkame kohe vaatama siin. See on niisugune lihttest. Kõigepealt me hindame siin meisterlikkust, toote välimust ja sisu, loomulikult maitseomad. Praegu natuke vara hinnata selle järgi, aga ma vaatan päris hea vist tööb järjest Tainast toorest. Siis loomulikult halb ei tohi vist siia. küll, ei ole hullu midagi. Tööhügieeni hindame ka loomulikult ja fantaasiat ja kaunistust teevad fundamentaalid. Maitsekondi punkte, mida me vaatame teadus. Ja mis on kõige raskem selle töö juures või mis võib olla selline kõige keerulisem koht meie meistri jaoks? Mis mõttes keeruline? No, et mis on selline asi, millega võib väga kiiresti alt minna. Arvad, et no see on küll, see tuleb niimoodi ja siis lõpuks hakkad tegema ja läheb hoopis naamoodi. Ma arvan, et see on üks vastus, et närvikavaga on ainult kohtuda pandud. Et kui hakkad üle pakkuda, siis võib otsa minna. Muidu mitte. Okei, aga kui palju on nendel ettevalmistusel, kui kaua nad teavad juba ette, et see tuleb teha ja nii on? Siis on meil mõlemal, millal me peame hakkama nüüd uurida ajakirjandust tegema? Seda peaks küsima õpetajate käest. Selge. Aga aitäh. Soovime kõikidele meistritele edu. Edu! Nad ei kuule meid. Ja kell 3 tulge siis maitsma tooted ka valmis. Ja kell 3 siis saab mitte ainult Tainast, vaid saab ka siis päris asja proovida. Ja see võiks ka kindlasti väga hea. Nii, ja kumb oli parem? Kumb Tainast? No ikka Magus. Hurraa! Porgandi Tainas võitis. Nii et tulge siis siia. See hall pagarite juurde. Pärast nüüd palutab on ju. Ühesõnaga, ja miks just Polütehnikum? No ütleme, et minu arvates on üks parimat kutsekoole üldse Eestis ja sa leiad oma kutse, see ongi põhiline, et sellepärast mina selle kooli valisingi. Selle omanikud saavad selle telefoni, see on siis iPhone 7, 32 gigabaiti, jube vägev. Auhinna võitis see inimene, kelle nimi ilmub siia seinale peale trummipõrit. Karolin Roosalu! Mis tähendab seda, et igaüks võib ükskord õnnelik olla. No nii, suur aplaus! visata. Nii äge, homme on ka võimalik võita, nii et kes täna ei võitnud, see võib ka homme võista. Ja vaadake, kui ei lõõmasta, siis ei ole väärt seda, et natukene küsimustele vastata ja võib-olla mõnda uustele pakvalli. Aga nüüd lähme selle autasustamise juurde ja kõigepealt palume lavale Birgit Lao. Ta räägib meile praegu lõpusõnad tänase päeva kohta. Birgit Lao pool! Homme tuleb päevavallasse lisada aplausi koolitust kuskile. Tundub, et see on meil vahele jäänud, aga pole homseks paneme kuskile sinna paneme boksi üles. Ja nüüd tahaksin enne tänada kõiki sponsoreid, koostööpartnereid, kohtunikke, võistlejaid, juhendajaid, kõiki abilisi nooremeistri ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ja täname neid selle sama asjaga, millega te enne millest hakkame saada. Head koolid esimesed tänavused. Kõik oli väga tõstig ja tegelikult oli üliäge vaadata, mis siin majas täna toimus. Et oskused on väga vahetused. Nüüd enne, kui me teeme teatavaks kõik võitjad ja anname kätte diplomid ning medalid, ma soovin juhtida tähelepanu sellele, kohe pärast iga eriala autõustamist toimub pildistamine. Nagu te näete, Herr Staub
seisab seal oma kaameraga, on valmis kõike jäädvustama, mis siin juhtub. Nii et kõikidel võitjatel, kui te olete oma auhinnad kätte saanud, siis siit teiselt poolt lava saate ilusti alla ja lähete kohe selle foto seina ette, et me saaksime jäädvustada teie võidud, teie rõõmu, teie pisarad. Ja see olekski mu kõige suurem soov teile praegusel hetkel. Nii, meil on ülejäänud olemas. Teie olete kõik olemas, olete valmis. Esimene kategooria. Puhastusteildaja teine grupp. Kolmas koht. On juhtunud, kus võidesse on märane taga on ju ja iPhone 7 meetena koju. Õnnelik. Inimene, selle nimi. Siia kraadile liikub. Siis, kui me oleme piisavalt viiket võinud. Ja võitis. Merri Kivimäe! Merri Kivimäe! Su telefon on siin, aga siin ennast ei ole siin. Või siis lihtsalt sa ei ole üldse huvitatud sellest telefonist. Ja küll Merri Kivimäe, me teeme sinuga nii, nagu sa tuleks mõte. Me teeme temaga niimoodi, et me saadame selle telefoni talle, nii et ta ei jää sellest ilma, et see pole hullu. Tegelikult me vaatame keegi teiste võitlus, sellepärast et kõik nagu siin, aga samas keegi ei tea kunagi, mis keegi tuleb minema. Me võime seda välja uurida, aga tegelikult see meid ei püüda. Nii et Merrile me saadame selle telefoni järgi. Ja nüüd, kas meie esineja on valmis? Kas teie olete valmis? Kas me kutsume oma esineja lavale? Kas me teeme seda niimoodi, nagu me tahame teha? Nii. Üks, nendid valima koos. Ja nüüd teeme niimoodi, hästi vaikselt hakkame kasvatama. Aarõu.